Äh, Me alustame täisnurkse kolmnurga trigonomeetriaga. See on meie jaoks kordamine. See oli võetud 9. klassis kunagi. Ja nüüd selleks, et õppida trigonomeetriat edasi, 10. klassis juba me peame kordama, mis oli tegelikult alguses, kust me saime teada trigonomeetriast. Ja algus trigonomeetria võttis täisnurksest kolmnurgas. Täisnurkne kolmnurk on selline kolmnurk, kus üks nurk on 90 kraadi. Tähistus on praegu, mul on joonis oli ilus, aga ei ole õige tähistus, see on vana tähistus täisnurka jaoks. Nüüd on selline, mis on punktiga, et kui on nurga tähistus, kaar ja punkt sees, see on täisnurk. Ja täisnurka vastas on külg, mis nimetatakse hypotenuus, see on C. Ma valesti kirjutasin. Ja AB kaatitid. Mõlemad sama nimega. Nurgad tähistatakse kreeka tähtedega. Üks on siin alfa ja teine on beta. Ma hakkan kasutama ka nurk gamma. Ma kohe kirjutan, kuidas see kirjutatakse ja hääldatakse. Ehk täisnurkses kolmnurgas küljed on kaatitid ja hypotenuus. Hypotenuus on kõige pikem. Ja millised valemid, teoreemid me hakkame siin kasutama? Esimene teoreem on Pythagorase teoreem. See on see, et see ütleb meile, et hypotenuusruudus, C-ruudus võrdub üks kaatitruudus pluss teine kaatitruudus. Siin on võimalik ka variatsioonid, et kui näiteks meil on vaja A-ruudus leida, siis me hypotenuusi ruudust lahutame teise kaatiti ruud. No samamoodi B-ga, jah? Ehk siin tähtis aru saada, et see on alati kõige pikem külg. Et kui me hakkame kaatit leidma nii, et me hypotenuusi ruudule veel liidame teise kaati ruud, siis me saame veel suurema külje, mis ei ole võimalik. Sellega on vaja siis arvestada. Edasi, trigonomeetrilised funktsioonid. Esimene funktsioon on siinus. Siinus, see on jagatis. Samamoodi nagu kosinus ja tangens. Kõik need kolm funktsioonid, need on jagatised. Lihtsalt see jagatis kunagi oli tähistatud siinusega. Ja siinus, see on selline jagatis, et kui me võtame, alati siinus läheb koos nurgaga. Ei saa kirjutada lihtsalt siin. Siinuse tähistus on siin, jah, nagu siin näha. Me ei võta lihtsalt siin, me kirjutame nurga siinus, ehk siinus alfa, siinus beta, siinus gamma. Alati peab olema mingi nurk. Ja alfa asub meil siin ja alfa vastaskaatit on A. Ja kui me see A jagame C-ga, siis me saame siinuse. Näiteks beta jaoks, siin on näha ka, et beta asub meil siin, vastaskaatit on B. On B. Siis vastaskaatit me jagame hypotenuusiga. Ja see ongi siinus. Kosinus, see on lähiskaatit jagatud hypotenuusiga. Alfa jaoks lähiskaatit on B ja me jagame seda hypotenuusiga C. B jagatud C-ga jagatis, see tähistatakse kosinusega. Beta nurka jaoks lähiskaatit on A, hypotenuus on C, siis kosinus on A jagatud C-ga. Ja viimane, mis me peame teadma, on tangens.
kui me leiame tangens, siis me jagame omavahel kaatitid. Me ei kasuta enam hüpotenuusi. Ja me jagame nii, et nurga jaoks vastaskaatid me jagame lähiskaatidega. Ja see on siis nurga tangens, see jagatis. No beta jaoks on siis vastupidi. B on vastas, see B me jagame lähiskaatidega, mis on A, B jagatud A-ga. Ongi siin. Ja see ei sõltu tähistusest. Ehk meil võivad olla mingid teised tähed pandud, mitte ABC, aga näiteks KMN. Me ikka peame teadma, mida millega me jagame, et leida trigonomeetrilised funktsioonid. Vaatame edasi. See on juba ülesanne, kuna see on meie jaoks kordamine, siis kohe lahendame ülesanded. On antud joonis, kus on tähistatud nurgad ja küljed. On antud täisnurkne kolmnurk, kuidas me seda saame aru. Meil on selline nurk punktiga, see tähendab 90 kraadi. Ja meil on antud alfa, nurk alfa 8 kraadi ja hüpotenuus C 39 sentimeetri. Lahenda kolmnurk, esitades küljepikkused millimeetri täpsusega. Lahenda kolmnurk tähendab, et me leiame kõik puuduvad elemendid. Mis see tähendab? Meil puudu nurk beta, külg A ja külg B. No kõigepealt me leiame nurk beta, kuna alfa me teame ja me teame, et kolmnurgade summa võrdub 180 kraadi. Kui on täisnurkne kolmnurk, siis alfa ja beta kokku annavad 90 kraadi, kuna ja alfa plus beta võrdub 90 kraadi. Siis beta võrdub 90 kraadi miinus alfa. Kui meeldib rohkem selline variant, et alfa plus beta plus 90 kraadi võrdub 180 kraadi, siis saab kasutada seda, mõned õpilased niimoodi teevad, kuidagi lihtsam neile see. See on ka võimalik. Aga võib ka mõelda nii, et alfa plus beta kokku annavad 90 kraadi. Ja beta siis 90 miinus 8 kraadi 80. 82 kraadi. Beta leidis. Nüüd leiame näiteks A. Pythagorase teoreemi me ei saa siin kasutada, kuna me A ja B küljed ei tea. Me peame kasutama trigonomeetriline funktsioon. Meil on 3 tükki valikus. Meil on sinus, kosinus ja tangens. Tangens, see on kaatitite jagatis. Seda me ka praegu kasutada ei saa, kuna me ei tea mõlemad A ja B kaatitid, aga me võime kasutada kas kosinus või sinus, sõltub, mis rohkem meeldib. Kosinus. Kui kosinus, kas kosinus alfa või kosinus beta? Alfa. Kosinus alfa, kirjutame kosinus alfa. See on mingis mõttes vaba valik, me võime ka võtta näiteks sinus alfa või kosinus beta või sinus beta. Kosinus alfa võrdub. Kosinus, see on lähiskaatid ja hüpotenuusi suhe ehk jagatis. Alfa jaoks B on lähiskaatid ja C on hüpotenuus. Asendame praegu, paneme siia kõik numbrid, mis me teame. Alfa on 8 kraadi. B me ei tea, C me teame, see on 39. Kuidas me siit leiame B? Kui meil on siin jagatis ja B on üleval, siis B leidmiseks me peame korrutama. 39 ja kosinus 8 kraadi. Kosinus 8 kraadi me kindlasti leiame kalkulaatoriga. See on siis 4 kohta peale koma või? Ja, väga hea. Sest et muidu, kui me ei pane 4 kohta, me paneme näiteks 1 koht või 2, siis see täpsus ei ole piisav. Rohkem kui 4 panna ka, no see on tegelikult ei ole halb, jah? Aga see võtab ka aega, see kirjutamine näiteks. Tuli õige vastus on, et 0,990 või
2 või? 0,3 isegi võib panna, kuna peale 2 on 6. No see Ahah. viimane nii tähtis ei ole, see võib ka 2 olla, aga parem 0,0 mitte panna, jah? Okei. See on niimoodi natukene täpsem siis tuleb. Ja me korrutame 39-ga. 38,6. Kuna siin on Ma teen nüüd kirjas, 38,7. sa said 7, jah? Jah. Ma siin lihtsalt, kui ma kosinus võtsin, siis ma ei võtnud 4 numbri peale koma. Ma võtsingi 9,93. Aga mul ikka tuli 62 peale koma. 38,62 mul on. 0,993. Näh, kas mul teistmoodi saab? Mul saab ikka 38,7. Ta ümardub sul kuidagi. Mul on 38,6217. Niimoodi. Okei, las jääb siis, ma ei tea. No olgu nii. Siin on kirjas, et kuidas me peame seda ümardada, et siin on millimeetri täpsusega, just 38,6 ongi millimeetri täpsusega. Siin on sentimeetrid. See tähendab, et peale koma me peame võtma üks number. B on leidnud. Nüüd A leidmiseks meil on veel rohkem variante. Me võime kasutada Pythagorase teoreemi näiteks. Me võime tangensi kasutada. Ehk siin on vaba valik, millega leida. No võime näiteks... Jah, kõige lihtsam on see. No ma ei tea, see jagatis ka, et kui meeles on, mis on tangens, mis on sinus, mis on kosinus, siis saab ka sellega. Minu arust on lihtsam, aga no võime ka Pythagorase teoreemiga. A ruudus võrdub C ruudus miinus B ruudus. Asendame kõik tähed numbritega. Arvutame ja peale koma ümardame nii, et peale koma meil on üks number. Lõpus on vaja ruudjuur võtta. No mul on 31. Ja veel ruudjuur. Muidugi liiga väike. See peab olema väike. Sellepärast, et nurk 8 kraadi, see on päris väike. 5,6. Jah, no see 5,6. Ongi nii. Kõik on leidnud siis. Liigume edasi. See osa tegelikult me hakkame seda kasutama ka, kui meil on geomeetria 12. klassis. Siis päris palju, kui on stereomeetria, kus on erinevad 3D ruumilised kujundid, siis alati seal tekib kuskil täisnurkne kolmnurk ja me lahendame, leiame puuduvad küljed, kasutades Pythagorase teoreemi sinus, kosinus, tangent. Et see ei ole ainult siin vaja kursuse jaoks, aga edaspidi ka, see on päris tähtis osa. Nüüd on tekstülesanne. Meil ei ole joonist, aga seda joonist me joonistame, me teeme seda. Mängib Pärtel õues ja tema kasv on 165. Ja tema vari 161. Leia mitu kraadi silmapiirist kõrgemal päike parasjagu on.
ja nad on vaja ümardada vastust täiskraadideni. Tema silmad on siin, jah? Silmapiirist tähendab, et kui siin on silmapiir, päike peab olema kuskil nii, ehk see nurk on täpselt sama nagu see nurk. Tegelikult on vaja selle nurka leida. Saad aru, jah? Miks? Et seal kuskil peab olema päike. Ja see päikese. Ja see nurk, mitu kraadi see silmapiirist kõrgemal, ongi see alfa, mis on kolmnurga sees alfa. Ehk meie ülesanne on vaja alfat leida. No mis funktsioon on siin kõige mugavam kasutada? Tangens või? Tangens muidugi, sellepärast, et siin ei ole seda hüpotenuusi. Siin on ainult katetid, alfa jaoks vastas ja lähiskatet. Juhul, kui me ei mäleta, mis on tangens, mis jagatis see on, jah, siis me võime ka leida Pythagorase teoreemi abil näiteks hüpotenuusi ja siis kasutada kas sinus või kosinus. Aga kui me mäletame, mis on tangens, siis pigem kohe tangensiga tegeleda. Tangens alfa võrdub vastaskaatid, me jagame lähiskaatidega. Ja kui me jagame peale koma, me võtame 4 numbri. Üks 1,025. No mul on 4,8. Ja, 4,8. Ma juba ümardan. Ja kuidas me leiame alfa? Me kalkulaatoris nüüd peame kasutama nupu tangens -1 ehk pöördfunktsioon tangensi jaoks nurga leidmiseks. Kui me nurga ei tea, aga teame selle nurga tangensi. Mis võt arvutit ma ei mäleta enam, kuidas neid asju pandi. No jah, aga siis õpime, kordame seda. Kas sa kasutad kalkulaatori arvutis või telefonis või? Sul on kalkulaator, jah? Jah, kalkulaator on, jah. No seal sa leidsid, jah, seda nuppu? Jah. See on siis, jah. Siis ma pean 2 NDF ja siis panen see tangensi peale vist või? Jaa. Õige vastus on 45,7 kraadi. No kraadid ma ise panin, jah? Aga 45,7 peab olema. Siin vaja jälgida, et kalkulaatoris on 3 režiimi. Me neist hakkame kasutama 2, rad ja dek. Praegu peab olema dek, sest et meie nurk on kraadides. Jah, sain õige vastusega. Ja, et kui sul on õiges režiimis, siis peab olema õige. Me mõnikord hakkame vahetama seda režiimi ka, et kui meil tulevad radiaanid. Siis on see kõik, ainult tangens, õige joonis. See on nagu alus, et lahendada õigesti. Ja siis, kui mäletad, mis on tangens, siis on päris lihtne kõik. Järgmine ülesanne. Nüüd jälle on tekst ja on vaja koostada õige joonis, et aru saada, mis siin antud, mis olukord on. Üks hoone, teine hoone. Nende vahel on 64 meetri. Georg seisab meil madalama katusel. Ehk siin. Tal on ka oma pikkus peab olema. No olgu, see on Georg. Selleks, et näha kõrgema hoone, tead, ma natukene kõrgema hoone kõrgust pikendan siin, et ilusam.
Selleks, et näha kõrgema hoone tippu, peab ta vaatama 37 kraadi silmapiirist kõrgemale. Ehk kui ma lisan siin joon, see on tema silmapiir. Ja siis see nurk on 37 kraadi. Aga selleks, et näha kõrgema hoone alumist otsa, peab ta vaatama 69 silmapiirist madalamale. See on see nurk, jah? Kui kõrge on Georgi vastas olev hoone, esita vastus 1 meetri täpsusega. Meil on see hoone, mis on vastas, nagu jagatud 8 osaks. Silmapiirist ülevale A tähistus. Me võime X kasutada, võime Y kasutada. Vahet ei ole, ma lihtsalt või tahad X-i, siis ei lähe segamini selle A-ga, mis oli täisnurkses kolmnurgas. Kaatid. Jah, võib X olla, jah. Vahet tegelikult ei ole, see on lihtsalt tundmatu. Me seda kõrgust ei tea ja me tähistame seda mingi tähega. Ja see osa näiteks Y. Meil on siin üks täisnurkne kolmnurk ja veel üks täisnurkne kolmnurk. Nad on erinevad. Me võime eraldi leida X-i ja eraldi leiame Y. Ja siis pärast me liidame ja saame kõrgema hoone kõrgust. Vaatame kõigepealt seda ülemist kolmnurka, kus on X. Kas me kohe võime X-i leida mingi funktsiooniga? Mis me siin teame? Me teame selle külje pikkus, see on 64. Me teame nurka ja selle nurka vastas kaatid on X. Ja see, mis on 64, see on teine kaatid. Ehk jälle tegemist on tangentsiga. Ja, kui on kaatid, siis on tangentsiga. Kirjutame see seos, et tangens 37 kraadi, see on X vastaskaatid jagatud lähiskaatidega. Samamoodi nagu eelmises, me korrutame 64 ja tangens 37 kraadi. Arvutame. Ma sain 48. No siin, kuna see ei ole lõppvastus, me ei pea ümardama täismeetrini. Pigem kirjutame nii, siis kui me liidame X ja Y, siis seal juba esitame vastus 1 meetri täpsusega. Sest et kui me siin ümerdame ja Y ümerdame, siis lõppvastus on liiga ümardatud, ütleme nii. X on leitud. Meetrid. Samamoodi tangentsiga me leiame Y. Tangens 49 kraadi. 59, ei. 69. 69. 69 kraadi. Y jagatud 64. Ja siis Y võrdub 64 korda tangens 69 kraadi.
Ma siin ümardasin mitte 73, 72, sellepärast, et X-i ma ümardasin natukene teisele poole, siis kui ma liidan kokku, siis on täpsem vastus, aga nii tähtis see pole. Pluss Y. No kokku 215 meetri, kuna oli vaja ümardada täismeetri täpsusega teha, siis selline vastus. Tegelikult vastus ka vaja kirjutada. Eelmises ka. Me ei kirjutanud, mul ei olnud seal ruumi ka natuke, eriti, aga eksamil kindlasti mitte jätta nii, sest et see, kes parandab töö, ta ei näe, kus sinu vastus on. Ta ei tea, mis sa leidsid lõpuks. Seal on võimalik, et sa leiad palju asju, mis ei ole vaja, aga on vaja just aru saada, mida oli küsitud. No, sellised. Liigume edasi, arvan. Nüüd selle täisnurkse kolmnurga geomeetriaga meil kõik võetud, mis ma tahtsin. Me liigume edasi ja see on juba üks vana asi ja üks uus. Graadid ja radiaanid. Radiaanid on uus ja graadid on vana, et nurga mõõtmise jaoks me kogu aeg kasutasime graadid. Muud ühikut me ei kasutanud, aga graadi, siin on kirjutatud mul ka, et mis on graad, see on, kui võtta täispööre ja üks 360 osa ongi üks graad, aga ühes graadis väiksem mõõt on ka olemas ja see on minut. Ja veel väiksem, üks graad on 60 minuti. Ja veel väiksem on sekund. See on nurga minut, nurga sekund. Üks minut on 60 sekundi. Sekundid me eriti ei kasuta, aga selline asi on olemas, siis mul siin nagu see pandud siia. Ja kui vaadata siia, mis me siin leidsime, mingi nurga me leidsime, mis oli 45,7 kraadi. Tegelikult on võimalik seda esitada graadides ja minutites. Kuidas seda teha? No vot näiteks nurk 45,7 kraadi. Kui me tahame graadides ja minutites, siis graadide arv on 45 ja et minutit leida, me peame see 10 osa 7 jagatud 60. 0,7 me korrutame 60-ga. Sest et kui sa 7 jagad 60-ga, sa saad midagi, mis sa ei saa kasutada edasi. See isegi näitab sulle, et see midagi valesti tehtud. 0,7 60-ga 62 minutit. Vot kui me tahame minutites teha graadid, siis me minutid jagame 60-ga. Aga kui me graadides tahame minutit, siis me korrutame. Ja kalkulaatoris on ka nupp, et graadid, minutid, sekundid sisestada selline, aga mina soovitan, et kui näiteks antud selline nurk, mis on graadides ja minutites, siis teha sellest komaga ja sisestada seda. Sest et tihti õpilased teevad niimoodi, et panevad siin koma, et see on 45,42 kraadis, mis ei ole õige. Minutid, kuna see ei ole 10 süsteemis, see on 60 süsteem, siis me ei saa 100-ga jagada, ja? Me peame 60-ga jagama. Ja nüüd me võtame kasutusele ka teine süsteem nurga mõõtmiseks ja need on radiaanid. Radiaanid võetakse niimoodi. Kui võtta ringjoon, siis ringjoone raadius võtta ka
näiteks see on R. Kui ringjoone peal võtta kaar, mis on sama pikkusega nagu raadius, siis tekib sektor. Ja selle sektori kesknurk ongi 1 radiaan. Vot see nurk on 1 radiaan. Kui täispööre võtta 360 kraadi, siis meil on 2 pi radiaan siin tekib. Kas sa mäletad, mis on pi? 3,14 midagi. Aga kust sa võetud? Mis see pi üldse tähendab? Ma ei tea, ma ei mäletan. Kui see terve ringi on, selle pikkus, jagada diametriga, siis alati ükskõik milline ringi on see, siis alati tekib pi 3,14 ligikaudu. Ja see pi me nüüd hakkame palju kasutama, kuna see on radiaanidega väga seotud ja see seos on kas selline, mis ma kirjutasin siin, või pigem võtta see, et kui on meeles, et 180 kraadi see on pi radiaan, siis alati saab nurk, mis on radiaanides, esitada ka kraadides. Kuna kraadid me kasutasime juba ammu, radiaanid me alles praegu õpime, siis näiteks kui keegi ütleb sulle, kujuta ette, kuidas näeb välja nurk, mis on 1,5 radiaani, siis sa isegi ei tea, kui suur see on. Aga kui ütlevad, et nurk on näiteks 70 kraadi, siis sa umbes tead, kui suur see nurk on. Sellepärast, et nurgad me juba ammu mõõtsime kraadides, me kujutame ette, et 1 kraad on väike, 90 kraadi me kujutame ette, et see on siis täisnurk ja nii edasi. Radiaanides see natukene raskem, aga ülesanded on erinevad, et mõned ülesanded on, nurgad seal on antud radiaanides ja mõned ülesanded on sellised, kus nurgad on antud kraadides. Ja seos on siis selline. Siin on nagu mul 3 rida, et 1 radiaan on tegelikult 57,3 kraadi ligikaudu. Ja 1 kraad on siis 0,017 radiaani, aga seda ma arvan, et õppida pole vaja. Kui see seos on olemas sul, siis alati saab kraadides esitada nurk, mis on antud radiaanides ja siis vastupidi. Vaatame, mis ülesanded mul siin on. Siin on mõned nurgad, mis on kraadides erilised ja kuidas nad näevad välja radiaanides. Miks on kasutusel pi? Sellepärast, et siis me võime täpselt kirjutada nurgamõõt. Kui me ei kasuta pi asemel kasutame näiteks nurk pi jagatud 6-ga. See on nurk, mis on mõõdetud radiaanides. Me teame, et pi on 3,14 ligikaudu, siis me see 3,14 võime jagada 6-ga. See on umbes, siin on ka umbes. Et see nurk on 0,52 radiaani ligikaudu. Aga kui me kirjutame koos piiga, pi jagatud 6-ga, siis see mõõt on täpne. See on eelistus, miks me kasutame pi, miks me pi asemel ei pane kogu aeg seda 3,14, ainult kui vaja paneme. Kui ei ole vaja, siis me jätame pi. Ja see ei pea segama, me teame, et see on 3,14. Ja kalkulaatoris võime arvutada ka, et kui nurk on antud koos piiga, siis see on lihtsalt nurk, mis on antud koos piiga, ei ole midagi erilist. Ja siin on need seosed, et need saab õppida pähe või kui on meeles see sama, mis ma ütlesin, mis oli eelmises slaidis, et 180 kraadi on pi radiaan, siis saab ka iga nurk, mis on kraadides, esitada radiaanides ja siis vastupidi. Nüüd ma kirjutan mõned nurgad, mis on antud radiaanides ja me proovime need esitada kraadides.
üks radiaan. Proovime seda nurka esitada kraadides. Siin ma arvan, et kõige mõistlikum kasutada võrra. Üks radiaan, me ei tea, mitu kraadi see on. Siis me tähistame seda x-iga. Aga me teame, et pi radiaan, see on 180 kraadi, see on võrra. Ja ristkorrutisega me võime x-i leida. X võrdub 1 korda 180 kraadi jagatud piga. Võt siin pi asemel me võtame 3,14. Ja me saame ligikaudu 57,32. Üks radiaan on 57,32 kraadi. See sama, mis meil oli kirjas ühel slaidil. Seda saab ka leida, jah? Selles mõttes. Pi jagatud 3-ga radiaan. Esitame seda kraadides. Kui nurk radiaanides võib olla antud koos piga või ilma piita, lihtsalt numbriga, jah? Kui on koos piga, siis lihtsam võimalus esitada kraadides, pi asemel me paneme lihtsalt 180, kuna pi radiaan on sama suur nagu 180 kraadi. 180 kraadi jagame 3-ga, 60 kraadi nurk, mis on pi jagatud 3-ga. Kolm pi radiaan. Kolm korda 180 siis või? Jah. Kui ma kasutan kraadid mõõtmiseks, siis ma alati panen kraadi märk, jah? Kui radiaanid, siis ma ei pane midagi ja siis on selge, et see on radiaan. Näiteks sinus 1 ja sinus 1 kraad. Teine, see on siis kraadides nurk, esimene on radiaanides. Kui kraadi see märk ei ole pandud, siis see nurk ei ole kraadides, see nurk on radiaanides. Aga raad ma ei kirjuta kogu aeg. Siin ma kirjutasin, jah? Aga tegelikult ma ei pea. No kuna siin ei ole nagu väga selge, kas nurkaga tegemist või mitte, siin on juba väga selge, et nurkaga, sest et nurgal sinus ainult eksisteerib. No võrraga on selge või ma üks näide veel teen siin? Ma ei tea, praegu on selge. Nüüd teeme selline ülesanne, et on antud nurk kraadides ja on vaja seda esitada radiaanides. Näiteks 30 kraadi. Teeme seda võrraga alguses. 30 kraadi, see on x radiaan. Ja 180 kraadi on pi radiaan. Ja ristkorrutisega 30 korda pi jagatud 180. No ma siin kraadid kas kirjutan või mitte. No võib mitte. Kuus, kui ma tandan. Pi jagatud 6-ga. Kui ei meeldi pi, siis võib panna 3,14 asemel. Aga ilusam, kui me harjume ära, et pi on olemas ja me tihti seda kasutame ja me seda ei karda. Ehk 30 kraadi on pi jagatud 6-ga. Järgmine nurk. 500 kraadi.
Me praegu võtame nurgad, mis on natukene suuremad kui täispööre. Me sellega tegeleme pärast edasi. Et tegelikult nurgad mitte ainult täispööreni, aga on olemas ka suuremad nurgad. Ma arvan, et siin on mõistlik ka kasutada võrra. Et 500 kraadi on x-radiaan ja 180 kraadi on pi-radiaan. Oi. 500 korda pi jagatud 180. Kas kasutame, kirjutame koos pi, siis Koos piiga, jah. Koos piiga, siis me ei jaga ei jaga 500 180-ga, sest et see jagatis ei ole täpne. Me võime taandada. See on siis 50 pi jagatud 18-ga, millega veel saab siin jagada? 2-ga. 25 pi jagatud 9-ga ja siis kõik. Et mõtet ei ole siin jagada 25 9-ga, sellepärast, et tekib siis 2,78, aga selle pi mõte ongi selles, et me esitame täpne vastus. Ja? Siis kui me ei taha täpset vastust, siis mõtet ei ole pi kasutada. Mina arvan, et see vastus on kõige parem siin. Ma arvan, et siin on enam-vähem selge. Jah. Siin mul rohkem isegi ei ole midagi. Natukene vaatame need minutid ja kraadid. Näiteks, kui on 54 kraadi ja 31 minuti, esitame ainult kraadides. See on siis 0,31 jagatud 60-ga. Ja 54 koma ja 31 jagame 60-ga. See tehe ma lihtsalt siin kirjutasin, jah? 31 jagada 60-ga 54,52 kraadi. Yeah. Sekundid me siin ei kasuta, ehk me ei võta rohkem kui 2 kohta peale koma. Kraadides. Kui on näiteks 8 kraadi. Natukene liidame nüüd siin. 8 kraadi 51 minuti pluss 16 kraadi ja 16 minuti. Proovime teha. Need on siis nagu eraldi arvutatud kraadid ja minutid. Me liidame eraldi kraadid ja liidame eraldi minutid. 24 kraadi ja 67 minuti. 67 minuti me ei saa jätta, kuna iga 60 minuti on 1 kraad. Ehk me võtame see 60 minutit ja esitame seda kraadides, liisame 1 kraad ja jätame 7 minutit. Niimoodi on ilusam. Lahutamine nüüd. 20 kraadi 24 minuti miinus 5 kraadi ja 42 minuti. Proovime nüüd lahutada. 15. Siin on, kui me hakkame minutit lahutama, siis tekib nagu miinus, jah? Me peame tegema siin suurema arvu kui see.
Me teame, et iga kraad on 60 minutit. Me võime siit võtta 1 kraad, jääb siis 19 kraadi. Aga see kraad, mis me võtsime, me esitame minutites 60 minutit pluss need 24, mis oli 84 minutit. Siis lahutame nüüd 14 kraadi ja 42 minutit. No, mõnikord sellised ülesanded on olemas, kus on minutid. Mina soovitan siis esitada nii, nagu me siin tegime, ainult kraadides, sest et kalkulaatori sisse seda lihtsam panna. On olemas ka see nupp, mis ma juba kirjutasin, et ta võib pärast proovida, et sellega saab ka. Nüüd vaatame. Siis peab olema raad, on ju seal? Ei, minutid ja kraadid on ikka kraadid. Ja. Okei. Aga vaatame seda erinevad režiimid kalkulaatoris. Kalkulaator siis. Meil on režiim DEC. Ma ei tea, kuidas sul kirjas, kas DEC või D. DEC. Ja on olemas režiim RAD või R. Ja DEC me kasutame, kui me arvutame näiteks siinus 42 kraadi või kosinus, no me võime praegu proovida, kosinus 34 kraadi 21 minut või siis tangens alfa võrdub 1,2. Kui meil on vaja nurk leida kraadides. RAD-režiim me kasutame, kui meil on antud nurk radiaanides. Kuidas ma saan aru, et nurk on radiaanides? Mul ei ole kraadi märki. Ja? 5 näiteks, kosinus 5 ja tangens alfa võrdub 1,2, siin võib olla sama, aga kui meil on kalkulaatoris režiim RAD, siis alfa me arvutame radiaanides. No proovime need teha. Et kõigepealt DEC režiimis arvutame sinus, peale koma võtame 4 numbri. 0,6691. 0,6691, jah. Nüüd, enne seda, kui me kas sisestame selle sama nupuga, no näiteks mul ei ole kalkulaatori, mul on telefonis ja mul ei ole sellist nuppu. Aga kuna mul ei ole sellist nuppu, siin on midagi kuidagi võimalik, aga no raskem. Esitan ma kõigepealt see nurk ainult kraadides. Ehk 21 minut ma jagan 10-ga. 35. Siis see on kosinus 34,35 kraadi ja siis arvutan kosinus. No ja et leida alfa, kui tangens alfa on olemas, me kasutame nupp tangens -1. -1.
ja see nurk, mis ma leidsin, kuna oli kalkulaatoris režiim deg, ma leidsin kraadides. Kui on mul kalkulaatoris režiim rad, siis seesama nurk ma leian radiaanides. Proovi nüüd vahetada režiimi oma kalkulaatoris. Ma ei tea täpselt, mis kalkulaator sul on. Jah, mul on need raadid ja teegid. Väga hea. Vahetatud, jah? Jah, nüüd vaatasin ära. Kui on vahetatud, siis sa võid sinust 0,7 arvutada. Oota, ma proovin ka vahetada. Mul on ka olemas. 0,6442. Kosinus 5. On 0,2837 siis. No jah, 7. Ma rohkem siin. No ja tangensiga sama lugu, et me alfa leiame kasutades nuub tangens -1 samamoodi. 2,572. Mul on 0,87 radiaani. Vaatame, proovin uuesti siis. Või 88. Jah, 0,87. Jah. Unustasin ühe Üks asja. nurk, vot see ja see, tegelikult nad on võrdsed oma vahel. Aga üks mõõt on radiaanides ja üks mõõt on kraadides. Ehk režiim on väga tähtis. Kui sul näiteks nurk antud kraadides, aga sina kasutad režiim rad kalkulaatoris, siis sa ei arvuta õigesti kahjuks.